Paljud esimestest Vene sõduritest, kes 2022 aastal üle piiri Ukrainasse marssisid, uskusid, et nad on kangelased, saadetud vabastama rahvast rõhuva ja vägivaldse režiimi alt. Nad arvasid, et nende sõjaline erioperatsioon saab läbi mõne nädalaga, et neid tervitatakse rõõmuhõisete ja lilledega ning et nad on peagi tagasi kodus oma perede juures. Varsti said nad aru, kui valesti nad olid arvanud. Nüüd, aastaid hiljem, kui üle miljoni nende kaaslase on tapetud või haavatud, mõistsid Vene eesliini sõdurid lõpuks selle sõjaõudseid reaalsusi. Ja niil pole enam vaja muretseda ainult Ukraina sõdurite, droonide ja rakettide pärast, sest esile kerkib uus vaenlane Vene enda ridades. Selle sõja täieliku mõttetuse ja õudsete elutingimuste tõttu hullumeelsuse äärele viiduna pöörduvad Vene sõdurid sõna otseses mõttes üksteise vastu. Seda kinnitas üks nende seast, kes jäi ellu ja sai oma loo rääkida. Tema nimi on Daniel. Ta on 24-aastane ja hiljuti andis ta tõeliselt jahmatava intervjuu sõltumatule Vene ajalehele Novaja Gazeta. Selles intervjuus rääkis Daniel kogu oma õõvastava loo 2 kuust, mille ta veetis Vene jalaväe rünnaküksuses. Ta kirjeldas, kuidas tema ja ta kaasvõitlejaid kohtlesid ülemad nagu kahuriliha, kuidas neile anti vaevu piisavalt varustust, et eesliinil mõni päev ellu jääda, ning kuidas lõpuks väike osa neist kaotas mõistuse ja hakkas üksteist tapma. See on tema lugu. Daniel sündis ja kasvas üles Ida-Siberi mägises Transbaikali piirkonnas. Tal oli raske lapsepõlv. Tema isa lahkus pere juurest, kui Daniel oli vaid 12-aastane ning lõpuks hakkas ta tarvitama narkootikume, mis viis mitmete arreteerimiste ja tingimisi karistusteni. Sellest hoolimata suutis ta lõpetada kohalikku kooli, jätkas õpinguid raudteetehnikumis, mille ta samuti lõpetas ning asus tööle transpordisektoris. 2022 aastaks, kui sõda algas, polnud tal mingit huvi sõjaväkke astuda. Tal oli kindel töökoht. Ta töötas uute raudteeliinide ehitamisel ja teenis umbes 80 000 rubla ehk $1100 kuus, mis võib lääne vaatenurgast tunduda väike summa, kuid Venemaa maapiirkondades on see korralik palk. Aga järgnenud aastatel läksid asjad halvemaks. Daniel väidab, et teda püüti narkootikumide müügis süüdi lavastada ja selle eest arreteerida, kuigi ta eitab süüdistust. Ta otsustas põgeneda Venemaa teise otsa, jõudes lõpuks Peterburi, mis asub peaaegu 3000 miili kaugusel Irkutskist, kus ta oli töötanud. Seal soovitati tal sõprade kaudu liituda Vene armeega. Kuna tal tol hetkel eriti muid võimalusi polnud, sõitis ta Belgorodi ja allkirjastas oma lepingu, andes oma elu ametlikult Kremlile sõjamasina kätte. Tema teenistus algas augustis 2025 ja esialgu määrati ta 60. iseliikuva suurtükiväe polku. See tähendas, et ta oli üks õnnelikest. Venemaa armeesse astumine on tänapäeval sisuliselt Vene rulett. Kui sul veab, määratakse sind droonimeeskonda või suurtükiväeüksusesse, mis annab sulle vähemalt võimaluse ellu jääda, sest see võimaldab teenida mõistlikul kaugusel rindeliinist. Kui sul aga ei vea, satud sa ühte eesliini rünnakurühmadest, kus hinnanguline ellujäämisaeg on parimal juhul nädal või 2. Kui Daniel oli suurtükiväe meeskonnas, ei läbinud ta mingit baasväljaõpet, vaid teda koheldi sisuliselt nagu praktikanti oma teenistuse esimese 6 nädala jooksul. Ta elas, sõi ja magas koos oma meeskonnakaaslastega, kellega ta arendas välja sõprussuhted. Mõnda aega oli tema elu suhteliselt mugav. Tema ülesanded seisnesid peamiselt padrunikestade jälgimises ja puhastamises ning ta oli paigutatud Venemaa Belgorodi piirkonda, mitte kuhugi Ukrainasse, mis tähendas, et ta oli droonide või raketirünnakute eest üsna kaitstud. Ta rääkis intervjueerijale, et tema ja teised suurtükiväelased valmistasid endale korralikke toite või panid raha kokku, et tellida toitu, mida kohalikud taksojuhid kohale tõid. Lõpuks aga pöördusid asjad taas halvemuse poole. Daniel sattus tülisse oma ülemusega, keda ta süüdistas ähvardamises ja sõnalises väärkohtlemises. Ta võttis Telegrami kaudu ühendust ühe kõrgema ülemusega ja nõudis üleviimist teise meeskonda. Ta ei saanud tol hetkel aru, et sellest saab peaaegu saatuslik viga. Daniel arvas, et ta viiakse teise suurtükiväe üksusesse. Selle asemel määrati ta ümber jalaväerügementi ja saadeti otse rindele. Oli hirmutav sattuda 82 jalaväerügementi. Kõik rääkisid sellest kui kohast, kuhu inimesi saadeti justkui karistuseks. Kui sa ei täitnud käsku, kui sa ei kuuletunud, siis öeldi sulle, ole ettevaatlik, saadetakse sind 82 rügementi Vovtšanski. Just sinna ta sattuski. Teadmiseks, Vovtšansk asub kohe Venemaa piiri taga Ukraina Harkivi oblastis. See ei ole piirkond, mis sageli sõjauudistes või pealkirjades esineks, kuid see on ala, kus Vene väed on kohal ja on suutnud hõivata väikese maatüki ning piirkonnas on ka mitu Ukraina üksust, kes teevad kõik, et edasitungimisi ära hoida. Daniel veedab selles piirkonnas täpselt 2 kuud, 17 veebruarist kuni 17 aprillini.
Need 2 kuud oleksid tema elu kõige dramaatilisemad ning ta kirjeldas kogu sündmuste ahelat oma intervjuus ajalehele Novaja Gazeta. Ta alustas sellega, et selgitas, kuidas ta viidi koos mitme teise ületoodud sõduriga lahingupaika. Mõned neist olid rindele saadetud tülide või halva käitumise tõttu. Ta selgitas, kuidas üks sõdur oli näiteks ohvitseri solvanud, samal ajal kui teine oli kakluse käigus kaasvõitlejat jalga pussitanud. Ta märkis, et üks grupi liige polnud samuti venelane, vaid tõenäoliselt usbekk, kellel oli lubatud Vene pass, kui ta aasta aega teenib. See on levinud trikk, mida Vene värbajad kasutavad etniliste vähemuste, eriti Kesk-Aasia riikidest pärit inimeste survestamiseks armeega liituma. Tegelikult sureb enamik neist rindel ja neil pole kunagi lootust saada lubatud passi. Grupp viidi klassiruumi ja neile anti täitmiseks ankeedid. Nad viibisid seal umbes 1,5 nädalat, kogu aeg valve all ja valvatuna, et takistada põgenemiskatseid. Äkitselt ja ilma igasuguse hoiatuseta anti talle ja mitmele teisele sõdurile käsk kohe lahkuda. Keegi ei räägi sulle rünnakust. Kõik minu asjad, need mis saabusid suurtükiväega, riided, magamiskott, jäid sinna. Tõenäoliselt on nad need juba lahti pakkinud. Talle anti seljakott mõningate esmatarbevahenditega. Ta pandi paari ühe kaasvõitlejaga, umbes 55-aastase mehega, keda Daniel kutsus vanaisaks. Laaditi quadile ja viidi tema esimesse rindepunkti, kogu aeg valve all. Ei olnud mingit ettevalmistust ega ülesande tutvustust. Ta ei teadnud, kuhu ta läheb või mida ta peab tegema ja ta sai vaid ette kujutada, milliste ohtudega ta silmitsi seisab. Kuid ta mõistis peagi, et tegelikult ei olnud muud võimalust kui kuuletuda. Ta kirjeldab, kuidas talle ja ta kaaslastele öeldi, et nad peavad ületama jõe ja liikuma teisel pool asuvate hoonete poole. Ületamise ajal nägi ta, kui julmad võivad olla Vene valvurid ja komanderid. Me ületasime jõge koos haavatud mehega ja ma mäletan, kuidas valvur karjus talle. Kui sa üle ei saa, lükkan su vette ja sa upud ära. Ta rääkis ka, kuidas ühele teisele sõdurile ähvardati põlvedesse tulistada, sest ta keeldus edasi kõndimast. Teda küsitles intervjueerija, miks ta ei mõelnud tagasi pöörata, valvurit tulistada või oma elu eest põgeneda, kui ta teadis, et teda viiakse peaaegu kindlasse surma. Ta selgitas, et tema jaoks ei tundunud see kunagi võimalusena. Ta oli liiga hõivatud vaenlase droonide pärast muretsemisega ja üritas lihtsalt ellu jääda, et mingit hulljulget deserteerimiskatset ette võtta. Varsti pärast jõe ületamist jätsid valvurite maha, jättes Danili ja vanaisa ülejäänud missiooni üksi täitma. Just siis läks kõik täielikult käest ära. Läike kõrvalmärkus. Selliseid lugusid on veelgi, nii et kui saad väärtust saatest sõjasaade, ära unusta tellida. Kui nad liikusid oma eesmärgi poole, kuulsid Danil ja vanaisa enda kohal taevas Ukraina droonide iseloomulikku suminat. Nad katsid end droonivastaste tekkidega, lootes, et droonid lähevad neist mööda, nagu Daniel selgitab. Me kõndisime öösel droonivastaste tekkide all, siis kuulsime midagi enda kohal, Mavic, võib-olla Babajaga. Ma teatasin raadiosaatjaga, et arvan, et nägin Babajagat ja mulle öeldi, püsi paigal. Me istusime puude all, praktiliselt üksteise kõrval ja midagi tabas vanaisa, rebides midagi küljest, jala või käe, ma ei tea. See plahvatas valjult ja ma sain väikese killu oma jalga. Pärast seda, kartes oma elu pärast, jooksis Daniel minema, jättes vanaisa oma saatuse hooleks. Sealt liikus ta ühest kaevikust teise, sageli möödudes teistest Vene sõduritest, kas üksi või väikestes gruppides. Mitmed olid kaotanud oma kaaslased või olid neil varud otsakorral, nii et nad ühendasid jõud ja jagasid ressursse. Daniel selgitas ka, kuidas varustuse täiendamine rindel toimub, märkides, et neid saadetakse välja vaid mõne veepudeli ja mõne laskemoona salvega, mis võivad üsna kiiresti otsa saada. Kui neil on midagi vaja, saavad nad seda raadioside kaudu küsida, kuid nad ei pruugi alati soovitud saada ning võivad mõnikord kaua oodata, enne kui üldse midagi kätte saavad. Kaupaade kohale toimetamiseks kasutavad venelased ümberehitatud FPV-droone. Lõhkepeade asemel on need varustatud näiteks pudelivee ja pudruportsjonitega, mis saadetakse rindepositsioonidele ning maanduvad sageli krahhiga maapinnale, paisates varustuse laiali igale poole. Kui Vene rindesõdureid elus hoitakse sellisel moel, pole ime, et paljud neist surevad juba mõne päevaga. Neile ei anta mitte ainult peaaegu üldse väljaõpet, minimaalset varustust ja peaaegu mingitki juhendamist selle kohta, mida nad peaksid tegema või kuidas end kaitsta, vaid nad peavad lootma ka ühele kõige ebausaldusväärsemale ja ebatõhusamale varustussüsteemile kaasaegse sõja ajaloos. Mõne aja pärast anti Danilile ja tema grupile ühe maja koordinaadid, kuhu nad pidid sisenema ja selle hõivama. Jällegi polnud neil aimugi, miks see maja oli oluline või mis neid sees ootas. Nad pidid lihtsalt sinna minema ja lootma parimat. See oli tõesti hirmutav. Sa ei teadnud, kuhu sa lähed ega miks sa lähed. Grupp jõudis majja ja avastas, et hoone oli tühi. Kuna nad ei teadnud, kui kaua nad seal peavad viibima, kuni järgmised käsud tulevad, otsisid nad varusid ja püüdsid oma uut ajutist kodu veidi mugavamaks muuta. Selleks ajaks oli Daniel 6-liikmelises sõdurite grupis. Teised olid Senja, Kit, Šmel, Šah ja Emilia.
Ta selgitas, et kuigi mõned grupi liikmed olid suhteliselt rahulikud, oli nende seas ka paar suure egoga inimest. Näiteks Shah kiitles, et oli olnud Wagneri palgasõdurite grupis ja ütles, et ei karda kedagi, kuna tal on palju aastaid kogemust. Ka Senja väitis, et on tapnud üle 150 inimese. Varsti põrkuvad need suured egod tugeva surve all. Ja siin võtab lugu väga sünge pöörde. 24-aastane Daniel selgitab, et grupp leidis suure pudeli koduveini ja mõned neist otsustasid purju jääda, muusikat mängida ja karjuda, seades sellega potentsiaalselt kõikide elud ohtu. Emilia oli väidetavalt selle peale pettunud ja palus teistel vaiksemalt olla. Shah vastas teravalt ja Danieli sõnul hakkas ta karjuma, et ta ei karda midagi ning hakkas oma kuulipildujaga aknast seinte pihta tulistama. Oma elu pärast hirmul olles lahkus Daniel sel hetkel hoonest ja läks koos Kitty ja Schmelliga teise elamisse, jättes teised 3 maha, kuid nad kuulsid endiselt esimesest majast tulistamise hääli. Varsti pärast seda järgnesid Senja ja Shah teistele, kus puhkes uus tüli, mis lõppes kõige šokeerivamal viisil. Senja tappis Shahi. Seejärel selgitas ta, et Shah oli väidetavalt esimeses majas Emilia tapnud, mistõttu otsustas Senja kättemaksuks tema elu võtta. Äkitselt oli 6-liikmeline grupp kahanenud vaid 4-ni. Ja see polnud sellepärast, et nad oleksid sattunud Ukraina sõdurite üksuse otsa või astunud miinitatud alale. Tegelikult olid nad koos üsna turvaliselt ning neil paistis olevat piisavalt varusid, et edasi liikuda, kuni nad oma järgmise sammu plaanisid. Ometi sundis nende võimetus lihtsalt omavahel läbi saada neid kõige dramaatilisemateks tegudeks. Ja vägivald ei lõppenud sellega. Nagu Daniel edasi seletab, veetsid ülejäänud sõdurid veel paar nädalat elades teises naabermajas, kuid ühel ööl hakkasid Senja ja Kitt taas jooma. Daniel ei tea täpselt, mis sel õhtul juhtus, sest ta jäi magama, kuid kui ta ärkas, kuulis ta tulistamist ja nägi peagi, et Senja oli Kitile jalga tulistanud. Õnneks Kitty jaoks ei olnud see surmav. Kui Senja oli rahunenud, aitas ta oma kaaslast siduda ja viis grupi tagasi mingisuguse tavapärase rutiini juurde. Otsiti toitu, joosti ringi pimedas ja uuriti keldreid, et leida vajalikke varusid. Siis kaotas Senja taas mõistuse. Daniel selgitas, et Senja hakkas kurtma, et Kitt ei anna endast piisavalt, keeldub meeskonnale lume kogumisest, mida veeks sulatada, ega aita ka toidu valmistamisel. Need võisid olla õigustatud kaebused, kuid need ei väärinud surmanuhtlust. On selge, et Senja arvas teisiti. Kui ta ühel ööl purjus oli, juues veel veini, mille meeskond oli leidnud, tulistas ta Kitty maha ja tappis ta. Danieli sõnul anus Kitt sel hetkel oma elu eest. Asja tegi veel hullemaks see, et Senja üritas isegi Schmellile survet avaldada, et viimane tema eest hukkamise läbi viiks, kehtestades end domineeriva jõuna selles, mis nende kambast alles oli. Vähemalt nii ta arvas. Olles selleks ajaks juba vähemalt 2 oma kaaslast külmavereliselt tapnud, arvas Senja ilmselt, et tal on kontroll 2 ülejäänu Danieli ja Schmelli üle. Tõepoolest, hiljem selgitas Daniel, et 3 venelast veetsid veel paar nädalat koos, enne kui Senja hakkas taas agressiivseks muutuma. Ja siis hakkas Senja meid süüdistama, öeldes, et me oleme väärtusetud, kõlbmatud, kõigest hirmunud. Ja ta hakkas raevukalt rääkima, et me peame relvi haarama, maju hõivama, teisi inimesi leidma. Ta ütles, et kui me neid ei tapa, tapavad nemad meid. Ta muudkui jätkas ja jätkas. Daniel vaidles vastu, öeldes, et neil 3 on piisavalt toitu, et hakkama saada, ning nad peavad lihtsalt vaikselt majas istuma ja ootama, kuni saabuvad abiväed või vahetusüksused. Aga tema sõnadest ei piisanud, et Senjat rahustada, kes muutus aina vihasemaks, suunas oma relva teiste 2 poole ja ähvardas nende elud lõpetada. Ta jätkas ka kõvasti joomist ja tulistas purjus peaga maja seinu. Lõpuks jõudsid Daniel ja Schmell ainsa võimaliku järelduseni. Nii et selgus, et pidime Senja tapma. Nad ei näinud muud võimalust. Nad olid juba näinud, kuidas see mees, kes pidi olema nendega samal poolel, tappis jõhkralt teisi Vene sõdureid ilma tegeliku põhjuseta. Nad teadsid, et oli vaid aja küsimus, millal ta teeb sama ka nendega. Nende jaoks oli ainus võimalus, kas tappa või saada tapetud. Nii et ühel ööl, kui Senja magas, tulistas Daniel teda. Pärast seda vedasid ülejäänud 2 Senja keha teise tuppa ja barrikadeerisid end keldrisse, kus nad püsisid vaikselt veel paar nädalat. Neil oli töötav raadio, natuke toitu ja nad lahkusid varjualusest ainult siis, kui saabusid varustuspakid. Nad suutsid ka hankida mõned drooniakud ja tegid oma raadiole laadija. Nad ei teadnud, kui kaua nad peavad seal olema või mis edasi saab, kuid vähemalt ei pidanud nad kartma, et keegi nende seast neid purjus raevuhoos maha laseb. Varsti pärast seda saabus piirkonda Ukraina grupp ja tormas majja sisse. Daniel ja Schmell tahtsid alla anda, kuid kartsid, et nad tapetakse, nii et nad jäid vait. Lõpuks lahkusid ukrainlased ja 2 venelast püüdsid edasi nii hästi, kui suutsid ellu jääda, kuid nende varud hakkasid aeglaselt otsa saama. Daniel selgitas, et viimasel nädalal nad vaevu sõid midagi, kuna paljud nende varustuspakid võeti vahelt ära.
Nad olid sunnitud jooma vihmavett ning Daniel kirjutas oma tüdruksõbrale kodumaal sõnumi, mis võis olla tema viimane, öeldes talle, et tõenäoliselt ei pääse ta elusalt välja. Lõpuks tulid aga ukrainlased tagasi majja ja panid selle põlema, ajades venelased suitsuga välja. Nad andsid end kohe alla ja võeti sõjavangidena vangi. See on hämmastav lugu, kuid see iseloomustab täielikult Venemaa armee praegust olukorda. Enne kui need sõdurid üldse rindele saadetakse, teavad nad juba, et nende päevad on loetud. Nad teavad, et neid visatakse lihtsalt tulle ülemate poolt, kellel pole nende elude vastu mingit austust ja isegi kõige mõistlikumad ja stabiilsemad inimesed oleksid hädas, et mõista ja kohaneda nii hirmutava reaalsusega. See on põhjus, miks nii paljud sõdurid käituvad nii äärmuslikult. Mõned pöörduvad oma ülemate vastu ja püüavad minna välja hiilguse tules. Mõned kavandavad surma trotsivaid põgenemiskatseid. Mõned lasevad end vabatahtlikult piinata või annavad kogu oma raha ülemustele, lootuses meeleheitlikult veel paar päeva ellu jääda. Ja mõned, nagu Senja, kaotavad lihtsalt igasuguse õiglustunde, mis teil kunagi oli, pöörates oma kaasvõitlejate vastu ilma vähimagi kõhkluseta. Sellisel armeel pole mingit lootust sõda võita. Pole ime, et Kreml muutub üha meeleheitlikumaks, pöördudes isegi Talibani poole toetuse saamiseks, millest saad rohkem teada selles videos. Ukraina kasutab samal ajal oma eeliseid, korraldades süvalööke Venemaa varustusliinidele, et katkestada maismaa koridor Krimmi, millest räägitakse üksikasjalikult selles videos. Veel põhjalikuma analüüsi ja sõjavideote jaoks telli juba täna The Military Show kanal. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!